Jussi ja Jassi ostupalavik. Siin reklaamis on kirjas, et algamas on mega hüper super suur allahindlus kõikidele suvekaupadele. Nii naljakas sõna, mega hüper super suur. Mida see sõna tähendab? Sellist sõna tavalises kõnes ei kasutatagi. Reklaamides on vahel naljakaid sõnu, et sellega lugejatele meelde jääda ja ostma meelitada. Hüper super suur tähendab selles lauses, et suvekaupadele tehakse kaupluses väga suurt allahindlust. Mida tähendab allahindlus? Allahindlus tähendab, et kaupu müüakse tavahinnast soodsama hinnaga. Vahel on aga nende hinnaerinevus väga väike. Mida see tavahind tähendab? Tavahind on selline hind, millega seda asja tavaliselt kaupluses müüakse. Mõnikord võivad reklaamide sõnad ka eksitada. Jah, mina arvasin, et hinnaralli on autoralli. Aga mina arvasin, et väikese taksipäevadel on koerte näitus. Kas me läheme ja ostame uue põrkepalli sealt poest? Jah, ja mul oleks tarvis uut tuulelohet, jalgpalli ja lendavat taldrikut. Hea küll, lähme ja vaatame, milliseid suvekaupu ja missuguse hinnaga seal siis pakutakse. Teie vaadake siin riiulite vahel natuke ringi. Meie läheme ja võtame siit kõrvalt toidukaupa. Vaatajais, siin maksavad kõik kaubad ainult 2 eurot. Seda rätikut on mul mänguks vaja. Harr! Minul on ka seda vaja. Näe, ja siin on nii lahedad maskid. Võtame neid kohe mitu tükki, sest need on nii odavad. Siis saame nendega Johannale ja Mõmmile nalja teha. Tule just, see on sulle lahe tulelohe. Võtame sulle ka, siis saame vaadata, kumma oma kõrgemale tõuseb. Just siin ongi põrkepallid. Võtame neid mitu tükki juhuks, kui mõni neist ära kaob. Kui palju ma neist võtan? Võta neid kohe 4 tükki, nende hind on nüüd palju odavam. Näe, lendav taldrik ja jalgpall on ka siin olemas, mõlemad hea hinnaga. Kas mina võtan ka neid? Võta jah, muidu ostab keegi teine ära. Näe, sealt juba 2 poissi tulevad. Oi Juss, mis sinuga lahti on? Sa oled näost täitsa punane, ega sa haigeks ei hakka jääma. Ei, ma pidin lihtsalt hästi palju edasi-tagasi jooksma. Korvides oli hea hinnaga nii palju meile vajalikku kaupa. Vaata, kui palju asju me saime. Ohoh, poisid, mul on tunne, et teil on palavik. Kas me peame arsti juurde minema? Selle palavikuga arst ei aita, sest teil on ostupalavik. Ostupalavik tähendab, et ostja paneb korvi ka seda, mida tal tegelikult vaja ei ole. Ostupalaviku korral on tähtis vaid soodne hind ja kauba teiste eest ära napsamine. Näidake, mis teil seal korvis on. Me panime oma korvi maske, lendavaid taldrikuid, põrkepalle ja tulelohed ja pearätikud ja jalgpallid ka. Neil on hea hind. Vaadake, siltidel on niimoodi kirjutatud. Oi jah, kauplus on teid hindadega osavalt trikitanud. Kuidas nii? Trikke tehakse ju tsirkuses. Eks see olegi hinnatsirkus. Ma mäletan selgelt, et päris mitme kauba tavahind oli väiksem kui siin märgitud soodushind. Nüüd on sildil tavahind märgitud palju kõrgem. Nii arvab ostja, et saab asja väga soodsalt. Seda tuleb ka teada, et värvilistel siltidel märgitud hinnad ei ole alati soodushinnad. Mõned poed kasutavad värvilisi silte lihtsalt ostjate tähelepanu äratamiseks. Või selleks, et jätta muljet, et tegemist on soodushinnaga. Aga kuidas ma siis teada saan, kas ikka on soodushind või ei ole? Soodushinna korral on sildil märgitud 2 hinda. Näha on nii tavaline hind kui ka soodushind. Kui sildil on vaid 1 hind, siis see ongi tavaline hind. Lisaks on oluline teada ka seda, et nii nagu tavahinnaga, nii ka soodushinnaga ostetud kaupade kohta saab kauplusele esitada kaebust 2 aastat. Ma arvan, et enne kui siit ostame, võiksime käia ka mõnes teises suvekaupu pakkuvas kaupluses. Võrdleme hindu ja siis otsustame, kas siit ostes ikka saame soodsamalt. Teeme jah nii. Näe
siin müüakse samasuguseid tulelohesi. Oi, ja nende hind on siin odavam kui seal allahindlusega poes. Vahel ongi nii, et soodushinnata kaupluses on kaup hoopis odavam. Aga kuidas me siis teame, et soodushind on ikka soodne? Võib-olla järgmises poes maksab see veel vähem. Sellepärast ei tasugi ainult reklaame uskuda ja kohe ostma tormata. Nutikas on enne käia mitmes poes ja hindu võrrelda. Aga siis kulub ju nii palju aega. See on tõesti nii. Kui osta vähe, harva ja niigi odavat kaupa, siis ei ole mitmes poes käia mõistlik, sest aeg on kallis vara, nagu mu vanaisa ikka armastas öelda. Kui aga osta tihti ja rohkem, siis tasub erinevate poodide hindu võrrelda. Niimoodi targalt ostes võib palju raha säästa. Aga isegi soodsat kaupa tuleb osta mõistlikult ja võimalusel tuleb seda teiste pereliikmetega jagada. Mida näiteks teie, poisid, saaksite omavahel jagada? Mina tean, me saame tulerohed kordamööda lennutada. Väga tubli, nii on tõepoolest mõistlik teha. Mida veel raha säästmiseks võiks teha? Tegelikult ei pea me ostma mitut põrkepalli ja jalgpalli, mis ehted need soodsad on. Ja maske on meil kodus ka juba mitut tükki olemas. Need ei ole rohkem juurde vaja. Väga tubli, see on õige otsus. Mida siis tuleks meelde jätta, et mitte ostupalavikku saada? Nüüd ma tean, tegelikult võib allahindlusega poes olla kaup isegi kallim kui allahindluseta poes. Sellepärast tuleks enne ostmist ka teistes poodides hindu vaadata ja võrrelda. Ei tohi ainult reklaame uskuda. Kõiki asju ei pea iga ühele eraldi ostma. Mõnda asja saab teistega ka jagada. Tähtis ei ole ainult soodsne hind. Tähtis on ka see, kas seda kaupa on ka tegelikult tarvis ja et seda ikka rohkem kui ükskord kasutatakse. Elad kordaks muinasjutt ja muinasjutt sai läbi.